õhtust ja tere tulemast aasta 2022 Eesti õpilasfirmade laada autasustamisele. Mina olen Lisett. Mina olen Marten. Ja me oleme täna siin teie ees selleks, et kuulutada välja äsja seljatatud suurima õpilasfirmade laada kõige säravamad müüjad ja kõige tabavamad ideed. Loodetavasti möödus teie nädalavahetus meeleolukalt. Sellest on juba mõni aasta meie jaoks möödas, kui me ise seda saime läbi teha. Mäletad seda? Neid laada emotsioone kogeda. Kuigi meie müügikogemus erines juba selle tõttu, et siis ei olnud veel kaitsemaske tänavapildis näha ja vähemalt meie saime veel kliendi näost kõik emotsioonid kogu näo ulatuses läbi lugeda. Aga nüüd, kui sa näinud silmade kaudu, siis ma ei tea. Eks öeldaksegi, et silmad on hingepeegel. Nüüd saab õppida ka inimeste silmi päriselt lugema. Võib-olla nüüd see aasta ma oleks endale mingid samaröölised läätsed ostnud või midagi. Aga mina võin au ja sisemise rahuga öelda, et enda laadal ma ei hankinud ühtegi klienti otseselt. Aga me pakkusime bändi teenust neljakesi ja meie kogemus oli paar esinemist laadakorralduse toetamiseks ja üldiselt klientidega suhtlus. Ma arvan, et laada kogemus oli sellele vaatamata väga kõva. Meil läks natukene paremini, kuigi ka meie jaoks jäi see laad esimeseks ja viimaseks laadaks, kus me saime päriselt oma toodet müüa, sest alguses meil ei olnud tooted valmis ja siis pärast seda laata kolisidki kõik asjad kohe internetti. Nii et me ei saanud ka silmadega suhtlust isegi harjutada rohkem. Aga ma ütleksin, et sellegi poolest oli meie õpilasfirma jaoks oli see laad üks eredamaid mälestusi eelmisest aastast ja ma väga loodan, et see on ka kõigi teie õpilasfirmade jaoks olnud sama meeleolukas. Te olete juba kõik vägeva kogemuse võrra rikkamad, aga et asi ei jääks lihtsalt, et asi ei peaks piirduma kõigest läbielamistega, siis on meil tegelikult läheb täna jaotamisele veel 12 eri kategooriast auhindu. Enne veel, kui nimed välja kuulutame, saab sõna Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor. Palun. Head noored ettevõtjad, kallid õpetajad, aitäh teile nende 2 suurepärase päeva eest. Teie tegite selle laada nii ägedaks ja nii energiarikkaks, nagu ta oli. Vaatamata nendele maskidele ja vaatamata kõikidele takistustele. Te olete ägedad. Tänasel hetkel on võib-olla natukene õige aeg ka tagasi vaadata, sest sel aastal tähistab Eesti 30. tegevusaastat. Ja selle aja jooksul on päris palju korda saadetud ka, et sel aastal jõudsime me sellise märgilise teetähiseni nagu 5000 Eesti kõigi aegade õpilasfirma. Ehk siis rohkem kui 20 000 noort inimest on saanud ettevõtluskogemuse õpilas- või minifirmat tehes. Seda on tõesti minu meelest päris palju. Ja sel aastal tegutseb meil ka rekordiline arv õpilasfirmasid aastas, et ligi 500 õpilasfirmat, rohkem kui 120 koolis üle Eesti. Laat ei olnudki sel aastal kõigi aegade suurim, aga sellegi poolest kõige pikem, mis meil on olnud, nii et laupäeva hommikust pühapäeva õhtuni suutsime me 2 keskusesse õpilasfirmasid jagada ja rohkem kui 240 neid oli kokku, nii et ma arvan, et see oli ka väga hea tulemus. Tegelikult me oleme alati jaas öelnud seda, et laat on see kõige olulisem punkt, mida kindlasti iga õpilasfirma peab oma õpilasfirma kogemuses saama. Ja see on ka kõige suurem õpikogemus, sest laadal tegelikult juhtub alati midagi. Küll avastad, et eelmisel õhtul, et tooted ei ole valmis jõudnud või avastad, et müüd oma T-särke otse T-särgi poe ees või konkurendi kõrval või siis, kui klient tõmbab just parajasti kaardi taskust välja, selgub, et sinu makseterminal just jooksis kokku või müüd oma tooted ära tunni ajaga ja mõtled, et mis siis nüüd teha või siis vastupidi, 3 tunniga ei müü mitte midagi ja mõtled, et kuidas ma nüüd hakkama saan. Ma usun, et nii mõnigi hetk tuleb teil tuttav ette, aga see just ongi see õpikogemus ja see teadmine ja oskus, et kuidas sellest välja tulla. Ja ma usun, et te seda päris palju harjutasite selle laada jooksul ka. Ja muidugi suhtlus ja müügikogemus, mis siin viimase 2 aasta jooksul on vist üsna napiks jäänud. Et saite seda ka lihvida ja roostest välja puhastada. Usun, et päris hästi.
aga paljud meie vilistujad ütlevad seda, et õpilasfirma on just see asi, mis on neid aidanud elus edasi ja edukaks saada. Et nad on saanud need oskused ja kogemused ja julguse. Ja Eesti kuulub tegelikult ülemaailmsesse võrgustikku Junior Achievement Worldwide, mis tegutseb 10 riigis üle maailma. Ja mul on hästi suur rõõm ja au öelda seda, et Junior Achievement Worldwide on sel aastal nimetatud Nobeli rahupreemia kandidaadiks. Et just tegelikult see, mida teevad organisatsioonid üle maailma, et aitavad noortel jõuda majanduslikult hakkama saamiseni heale järjele, et see on see, et kui rohkemate inimesteni jõuavad need teadmised ja oskused ja see majanduslik edukus, siis tegelikult on maailmas ka vähem sõdu ja vähem konflikte ja inimesed on rõõmsamad ja õnnelikumad. Ja laat on läbi ja kohe me hakkame jagama auhindu. Saavad need, kes jäid sel korral žüriile rohkem silma ja võib-olla oskasid ennast paremini esitleda, aga see oli ainult üks asi teie õpilasfirma kogemusest. Et palju võimalusi on veel ees ja ma väga soovitan, kasutage palun neid võimalusi ja hankige neid ise ka juurde, sest varasematel aastatel 10-20 laata õpilasfirma aja jooksul ei olnud mitte mingi väga eriline nähtus. Nii et proovige teie neid erinevaid võimalusi leida ja kasutage muidugi ka e-kanaleid aktiivselt. Seda te ju teete päris hästi. Nii et võtke kõigest osa. Kutsun teid ka võtma osa Eesti parim minifirma, Eesti parim õpilasfirma võistlusest ja head õpilasfirma kogemust teile ja kohtume paljudel sündmustel veel. Edu teile! Suur aitäh Kerstile meeldiva õhkkonna ja sissejuhatuse loomise eest. Siinkohal aga on meil hea meel liikuda edasi autasustamise juurde. Ja, selle aasta laat oli raskustest hoolimata väga tore ja meeleolukas ja ma arvan, et asi oli pingutust väärt. Aga et ma ei peaks enda niisama heietama, siis vaatame ka kiirelt üle video, mis võtab kokku selle aasta õpilasfirmade laada. Check me out, y'all. Y'all. You better get this straight. Wise up before it's too late. We're not threatened by your lies. We're all American girls, and we love a life that we lead. We're all American girls, and we love a life that we lead. American girls, and
vot. Aga mis me nüüd siin ikka rohkem aega laiskame? Ma arvan, et lähmegi nüüd auhindade juurde. Kõige esimesena läheb väljakuulutamisele selline auhind nagu parim toode või teenus. Ja selle auhinna saab siis igast keskusest ja igast vahetusest kõige parema toote või teenusega silma jäänud õpilasfirma. Kas ise mitte ei võitnud seda omal aastal? Väga võimalik, et võitsime küll, jah. Mina ka võitsin. Vot. Aga selle aasta võitjatest rääkides siis hakkan kohe pihta. Kõige esimesena või esimene, mille ma välja tooksin, oli siis selline õpilasfirma, mis toodab või müüb tegevus- ja arutluskaarte lapsega kvaliteetaja veetmiseks. Seega selleks on õpilasfirma KVA. Palju õnne! Palju õnne, õpilasfirma KVA. Järgmiseks sai selle preemiaga ülesannetega tegevusraamat enda päeva analüüsimiseks. Sellist toodet ootab õpilasfirma, milleks on siis õpilasfirma Aeg maha. Kolmas selle preemia saanu on vanadest lusikatest unikaalseid sõrmuseid tegev õpilasfirma Ringalux. Edasi õpilasfirma, mis toodab ergonoomilist tooli, mida saab kasutada ka joogapallina. See on mugav, kaunis ja terviklik lahendus kodusse või kontorisse. Selle tootjaks on õpilasfirma Kaiteki. Edasi, kliendi vajaduste ja eelarve järgi isikupärastatud arvuteid ning arvutipuhastust pakub õpilasfirma Raal. Ja siis veel õpilasfirma, mis toodab lõhnavaid kaelakeesid nimetusega õpilasfirma Aroomia. Lõpetasime selle kategooria väga meeldival hõngulisel noodil. Siit on meil hea meel edasi liikuda. Kategooria juurde innovaatiline äriidee, keda toetab siis Wise. Ja selle kategooria väljakuulutamise toetamiseks on meil ühendus Wise'i esindaja Lauraga. Tere, Laura! Tere teile stuudios! Väga meeldiv. Kas sa saaksid palun ennast ja Wise'i tegemisi tutvustada? Ja ikka. Ma olen Laura ja ma olen tootedisainer Wise'is, aidates lahendada meie kasutajate kõige pakilisemaid probleeme. Wise ise on rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, kus me loome kõige paremat viisi raha liigutamiseks üle kogu maailma. Aga selleks on vaja ka väga palju häid abikäsi. Me leiame eeskätt, et meil ei saa Eestis kunagi küllalt inimestest, kel on hakkamist ja tahet probleeme lahendada uudsetel viisidel. Seega soovime toetada järgmist põlvkonda ettevõtjaid, nende innovaatilisi ideid ja julgustada inimesi igas vanuses kätt proovima tehnoloogia valdkonnas. Kuidas Wise'il siiamaani endal selle missiooni täitmisega läinud on? Ma ütleks seda, et me oleme täitsa teel. Läheb nagu paremini kogu aeg, palkame uusi ägedaid inimesi, aitamaks meid selle valdkonna, seal teekonnal. Ja miks te just seda kategooriat toetate? Eeskätt, kuna me ootame, me tahame julgustada uutlaadset probleemide lahendamist noortes inimestes. Mida te otsite uuendusmeelses õpilasfirmas? Mis teile silma jääb? Hea küsimus. Lühidalt me ootasime lahendusi, mis arvestaks inimeste elulisi probleeme ja mis suutsid seda teha ehk paremini, kui seda on varem tehtud. Need tiimid üllatasid meid ja näitasid tõelist taset tooteloomes. Kuidas paistab üldse praegu õpilaste ja noorte ettevõtjate seas tase, et kas on ka palju uuendusmeelseid õpilasfirmasid või mis on see üldpilt, milline üldpilt siiani jäänud on? Väga hea, iga aasta parem. Peaks ütlema, et rõhk on sõnal üllatuslik. Vägev on näha, kuidas noored inimesed katsetavad nii laia valdkondi, erinevaid asju, mida teha inimeste jaoks, et ütleks seda, et tulevik on helge. Kas te soovite tutvustada ka auhinda? Ja täpselt. Meie tänane auhind võitjatiimidele on külastus meie Tallinna kontorisse,
ja samuti individuaalne mentordamissessioon neid või siis teid huvitavas valdkonnas. See on siis firma võetakse ja selle tegemised võetakse üks-ühele ette ja tegeletakse ainult nendega. Täpselt nii, et me võtame ühendust tiimidega, me arutame nendega, et mis küsimused neil on, kuidas me neid aidata saaks ja siis anname üle enda poolt diplomi ja vaatame, kuidas me millise nõuga aidata saaks. Kas te olete sellisel kujul juba mõne õpilasfirmaga koostööd teinud ka varem? Ausalt öeldes me oleme teinud koostööd erinevate tiimidega, ehk siis tiimidega, kus on nii õpilasi, tudengeid kui ka oma ala professionaalne. Nii et jaa, lühidalt jah. Okei, mentorlust on kindlasti ette tulnud, aga niimoodi õpilasfirmat ei oska hetkel isegi tuua niimoodi. Seega suhteliselt jalgu alla võttav nagu võimalus õpilasfirmadele. Ausalt öeldes ütleks seda, et need õpilasfirmad on juba päris kaugele jõudnud, et mõned tiimid, kellega me tegeleme, on palju varasemas faasis, kes ei ole veel isegi turule tulnud. Okei. Ja sa rääkisid varem, kuidas uuendusmeelsus õpilasfirmades võiks välja tulla. Kuidas Wise ise neid väärtusi esindab? Need on asjad, mida me igapäevaselt oma töös arvestame. Me üritame kaasata võrdlemisi erineva taustaga inimesi ja hoida avatud mõtlemist, et vaadata, et mis viisidel me saaksime tõesti probleeme teistmoodi lahendada. Okei, kas see võib tähendada ka teie missiooni täitumisel uue missiooni valimist või otsimist üldse? Kes teab. Ja ütleks seda, et alati hargneb loodetavasti ka uusi missioone ja ideid meie tiimi seas välja. Väga meeldiv, selge. Aga siinkohal mul oleks siis hea meel tutvustada õpilasfirmasid, kellest me hetkel räägime. Ja kellel selline võimalus võiks kohe kaela kukkuda. Läheme järjest. Õpilasfirma PawTag, kes toodab NFC kiibiga lemmikloomade nimesilte. Palju õnne. Järgmiseks. 5 toolist koosnevaid toolide komplekte tootev 4Chairs. Tore mäng siin 5 ja 4 vahel. Järgmiseks. Klorofülliga tervise ja energiajooke tootev Vitaming. Palju õnne. Siis multifunktsionaalseid jalgratta sadulakotte ja veekindaid sadulakatteid tootev Tricycle. Järgmiseks. Varjupaiga kasside käpakeste maalitud ja kujundatud kunsti tootev Käpart. Ja innovaatilisi topsihoidjaid kujundav Klõpid. Palju õnne teile kõigile. Jah, palju õnne. Väga vahva lugu. Nii palju innovaatilisi noori. Ja nüüd me liigume edasi innovaatilistelt noortelt säravatele müüjatele. Ja täname Laurat, kes toetas eelmise kategooria edastamist ja kelle alla kõik need tiimid siis varsti võib-olla sajavad, eks ju. Häid ettevõtmisi. Jah. Ja nüüd siis nagu ma juba mainisin, säravaima müügistrateegiaga õpilasfirmade juurde. Taaskord 6 õpilasfirmat igast vahetusest ja ma ei hakkagi siin pikka juttu ette rääkima, vaid lähme kohe asja kallale. Kõigepealt paistsid eriti säravavana silma selline õpilasfirma, mille nimi on Hype, kes toodavad siis disainiga T-särke. Edasi selline õpilasfirma nagu Valore, kes teeb taaskasutatud puuvillast superpehmeid pusasid ja dressipükse. Juba 2 riiete müüjad, nagu näete, on oma säravusega silma paistnud. Kolmandaks õpilasfirma Fons, mis teeb kastmislinnukesi ehk poolautomaatseid kastmisseadeldisi. Neist edasi sai selle säravama müügi strateegia auhinna ka Šveitsi noa stiilis koolitarvete komplekti tootev Käko. Ja edasi õpilasfirma Box, kes teeb unikaalse disainiga meeste boksereid. Ja siis veel õpilasfirma La Poche, kes teeb magnetiga paigaldatavaid lisataskuid kotile. Loodame, et teie nimi La Poche polnud juhusekut. Jah. Nii, siis
liigume edasi kategooria juurde Eesti õpilasfirmade laada vastutustundlikud ettevõtted. Nad toodavad tasapinnalistest kujunditest koosnevaid mõttemänge, mis aitavad arendada keskendumisoskust ja loogilist ning strateegilist mõtlemisvõimet. Nad on mõtteklots. Nad toodavad Kopra poolt langetatud tammepuidust laua- ja põrandalampe. Nad on lampi. Nad toodavad plastikust pudelikorkidest ümbertöödeldud disainehteid. Nad on ökosväeg. Nad toodavad puitmaterjali jääkidest vettpidavaid taimekaste ja maitserohelise kasvatamiseks. Nad on Plantox. Nad toodavad taaskasutatud söögiriistadest valmistatud sõrmuseid. Nad on Sörmik. Ja viimaseks, nad on mereklaasidest ehteid ja sisustuselemente tootev Mereklaas. Palju õnne! Palju õnne kõigile vastutustundlikutele õpilasfirmadele. Liikudes nüüd kohe edasi, siis meie järgmine preemia, milleks on Negavati eripreemia, selle üleandmiseks me kutsuksime siia endaga liituma Negavati projektijuhi Anni Raie. Ja tervist, nagu juba öeldud, siis minu nimi on Anni ja tulen mina Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Ja olen täna siin, et anda üle eriauhind, milleks on siis üks koht meie roheideede konkursi Negavatt top 20 hulka. Ja suur rõõm oli käia ringi laadal ja avastada, et tegelikult kõikide firmade puhul jätkusuutlikkus ja keskkonnasõbralikkus on tegelikult pigem juba norm kui erand. Ja ma väga tõesti julgustan kõiki neid õpilasfirmasid, kellel on keskkonnasõbralik toode, teenus või kampaania, kandideerima meile ka ise Negavatti, et kui teile siin tänase õnn eriauhinna näol ei naerata. Negavatti me ootame ideid veel täpselt nädal aega kuni 20. veebruarini ja meie kodulehel www.negavatt.ee on üks väga lihtne registreerimisvorm, mille kaudu siis saab Negavatti konkursile tulla. Aga tulles tagasi nüüd meie eriauhinna juurde, siis nagu juba mainisin, keskkonnahoidlikke õhve on tõesti väga palju sellel aastal. Valiku tegemine oli raske, aga oma valiku siis langetasime lähtuvalt sellest, et kelles me tundsime sellist väga suurt motiveeritust ja teotahet oma ideed edasi arendada. Ja mul ongi väga hea meel kutsuda Negavatti top 20 hulka õpilasfirma Tricycle. Palju õnne! Õnne! Palju õnne õpilasfirma Tricycle. Ja aitäh Annile! Aitäh! No nii, nüüd me liigume edasi kategooria juurde, mis esitleb ennast kui sotsiaalmeedia kuningas 2022. Nagu ma aru saan, siis on üks võitja. Üks neid kõiki valitsema ja selleks on RÄD. Keskkonnasäästlikud disainisallid. Palju õnne! Väga RÄD. Õpilasfirma, väga RÄD. Väga RÄD. Väga RÄD. Aga nüüd liigume kohe edasi järgmise preemia juurde, milleks on parima reklaamklipi eripreemia. Ja edasi siin jälle üks luiseks ei kisuks, siis meil on ka selle üleandmiseks kutsutud stuudiosse külalised, kelleks on siis alumni esindajad Kerli ja Rasmus. Tere tulemast! Tere ka meie poolt. Teil on täna auhind üle anda. Ja, on. Mis te arvate, kas nad päriselt väärivad seda? Tegelikult on meil lausa 2 auhinda täna üle anda. Ja mina arvan, et mõlemad võitud tõesti väga väärivad seda auhinda. Okei. Te palun tutvustaksite mõne lausega ennast ja keda te esindate? Meie oleme siis organisatsioonist Ja Alumni Estonia. Meil on Kerli, see on Rasmus. Meie oleme Ja Alumni Estonia juhtkonna liikmed. Ja Alumni Estonia on selline organisatsioon, kes koondab õpilasfirmade vilistlasi. Ehk siis kõik teie, kes täna teete õpilasfirmat, peale selle programmi lõppu on teil võimalik liituda Ja Alumni Estoniaga ja jätkata ettevõtlusvallas. Kes need võitjad siis tänavu on meil? Esimene parima reklaamklipi auhinna saab õpilasfirma, kes toodab tervislikke ja nii-öelda mitte suhkrust, vaid tervislikust loodust magusainest karastusjooke. Palju õnne Laura, Liisa, Marleen, palju õnne õpilasfirma
limonada. palju õnne. palju Te õnne. olete ise ka saanud proovida neid karastusjooke. Mina käisin eile ja proovisin nende karastusjooki ja täitsa maitsev oli. Tegi kohe karbi lahti. Wow. Ja karbi all oli tervislik. Karbi all oli. Väga ja tegelikult me anname ka teisele õpilasfirmale selle auhinna välja hea. ja teine õpilasfirma, kes võidab parima reklaamklipi auhinna, on õpilasfirma, kes toodab nahajääkides telefonile kinnitatavaid siukseid kaarditaskuid ja selle õpilasfirma nimi on Mani. Palju õnne teile! Palju õnne. Kas olid ka nii vahvad kaarditaskud nagu videost paistis, kas te olete neist saanud katsuda, vaadata, uurida? Jaa, kusjuures mina tegelikult olen mitu korda käinud Mani tüdrukutega rääkimas ja tõesti, neil on üliäge toode ja olen ka kuulnud, et neil läheb päris hästi. Nii et tõesti edu kõigile õpilasfirmadele ja loodame, et tänane laat ja üldsegi see kogemus oli kõigile väga põnev ja väga hea kogemus. Ja ootame siis alumni sekka kõiki õpilasfirmade vilistlasi. Väga hea kuulda, kui neil hästi läheb. Vaatame, kas nad on käibesektsioonis ka esindatud siis Mani või mitte. Aga suur aitäh teile! Aitäh! Meie järgmine kategooria on Tallinna linna eripreemia. Selleks palume meiega lavale Tallinna abilinnapea Joosep Pimm. Palun. Tervist! Mul on väga hea meel, et ma sain ka ise külastada seda õpilaslaata ja näha väga palju erinevaid innovaatilisi, ägedaid ja nutikaid lahendusi. Tallinna linn on pannud välja eriauhinna, milleks on siis piletid kogu siis selle õpilasfirma tiimi liikmetele ja nende juhendajale Melt innovatsioonifoorumile. Ja see auhind läheb õpilasfirmale, kes on tõstnud esile vajadust ökoloogilist jalajälge vähendada, kes oma tootega ka ise panustab sellesse, et nende toorme on nii-öelda ringmajandusvaldkonnast, et nad kasutavad midagi, mis on kuskil mujal üle jäänud ja soodustavad ja muudavad lihtsamaks jalgrattasõitu. Ehk siis palju õnne õpilasfirma Tricycle. Palju õnne! Wow. Tricycle korjab siin küll täna rohkelt auhindasid. Väljapaistev tegude list tuleb siit kohe selgelt. Jah, aitäh! Väga meeldiv võite tunnistada ja tänan teid. No nii. Me veel ei ole lõppu jõudmas, meil on siin veel kõvasti auhindasid. Nüüd me jõuame 9. auhinnani, milleks on siis EBS-i eripreemia. Ja selle auhinna saab seekord üks õpilasfirma. Ja selleks õpilasfirmaks on selline firma, mis toodab juhtmevabasid telefonilaadijaid. Ehk siis õpilasfirma Woodspace. Palju õnne Woodspace. Nii. Järgmiseks kategooriaks on meil Mainori eriauhind. Mainori eriauhinna võtavad meil 2 õpilasfirmat. Üks neist juba varem mainitud ja teine neist samuti varem mainitud. Esimene neist toodab loomade poolt loodud kunsti. See on Käpart. Palju õnne teile. Käpart. Ja teiseks neist on 5 toolist koosnevaid toolide komplekte loov selgelt 4 chairs. Palju õnne. Palju õnne kõigile taaskord. Ja nüüd me oleme jõudmas päris põneva auhinnani, milleks on Eesti õpilasfirmade Laada rahvalemmik. Selle preemia teenis siis välja selline õpilasfirma, kes sai õpilasfirma.ee lehel kõige rohkem meeldimisi. Ehk siis see õpilasfirma, mis tõesti rahvale peale läks. Ja selleks õpilasfirmaks, nende kirjeldus on väga lühike, konkreetne, nad teevad kaardimängu. Ehk siis selleks õpilasfirmaks on õpilasfirma Timmu. Väga lihtne tabav. Palju õnne. Palju õnne teile. Tunduvad väga vahvad kaardid. Ja väga müstiline väljanägemine ka neil kõigi kolme. Just. Väga hästi. Ja nüüd, see on siis grand finaale, ma saan õigesti aru, eks ju. Selge. Nüüd me oleme juba päris lõpus. Siin on mingid suured numbrid. Mis numbrid need on? See on kategooria number võib-olla 12. Aga kategooria enda nimetus on suurim käive. Ja siis meil on hea meel teatada, et kõikide laadapäevade peale kokku loodud käive on väärtuses 15 023 eurot
ja 51 senti. Wow. Ja Noh. see on 2 päeva töö. Noh, kui see panna kusagile aktsiatesse hea tootlusega, siis sealt saaks paarkümmend eurot dividendi ikka või? Ma ei oska öelda. No mõelge. Väga hästi. Nii, aga et teatada, kes siis suurima käive rahapoti suurenemisse kõige rohkem on panustanud, on teie ees järgmised õpilasfirmad. Need on siis õpilasfirmad, kes said 6. kuni 2. koha suurima käibe skaalal. Selleks on siis firmad Lebo, Box, Ringolux, Safe ja Moosi Kratid. Ja nüüd siis kõige suurema käibe teinud õpilasfirma. Ma arvan, et nüüd võiks natukene pinget kerida, aga kaua me siin ikka viivitame. Ja, Eesti Laulul juba keriti, on ju? Jah, just. Kõik pinge on juba ammu laes. Kõige parem on siis, see on see S-tähega, on ju? Ütleme koos. No ütleme, kas me ütleme kõigepealt summa ka? Kui palju nad siis ikkagi käivad said? Ei, see oli see C-tähega firma, on ju? Ei, see oli K-tähega firma ikka. Võib-olla oli 2 isega. Minu arust oli see S-tähega. Mul ei ole kindel. Võta ise see võib-olla. Okei. Selle aasta suurima käibe saanud õpilasfirma teenis ühe oma müügitundide jooksul 1100 eurot. Ja selleks õpilasfirmaks on õpilas... See oli G-tähega. Sa oled kõik tähestikutähed läbi pakkunud peale selle ühe õige. No. Selle käibe auhinna võitis õpilasfirma Valore. V-tähega, väga õige. V-tähega. Palju õnne, Valore. Vot. No väga vinge. Tundub, et Eesti noorte õpilaste maastik on täis rahabosse. Tundub, et tänavu ei olnud boksid tühjad. Tundub, et oli müüjaid. Tundub, et oli ostjaid. Tundub, et ostjad tundsid müüjate maskitagustest nägudest ära siirust, väärtust, sisu, kommunikatsioon silmade vahel, tootis käivet ja seda kõike on meil hea meel siin teadvustada ja pakkuda nendele tootjatele siis väärilisi auhindu, mis nad täna on ära teeninud. Kõik, kes võitsid, väga hea meel, et te võitsite. Kõik, kes keegi kaotas ka. Keegi ei kaota. Selge. Kõik on võitjad sellel võistlusel. Aga sellisel juhul meil on väga hea meel teid tänada, et te käisite laadal, et te vaatasite, kes saab autasustatud, et te võtsite üldse osa ja autasustasite ennast selle kogemuse hankimisega, millele te kindlasti saate tagasi viidata tulevatel aastatel, kui teil vähegi midagi ettevõtlikku veel ette tuleb. Just. Ja loodetavasti kohtume juba peagi õpilasfirmade lõppvõistlusel ja kui mitte seal, siis järgmisel aastal. Siis järgmisel aastal. Väga meeldib. Aitäh teile! Aitäh teile! We'll be right back.